tere, täna lõpuks räägime uuest teemast. Kui turvalisusest saab nii-öelda kommunikatsiooniprojekt. Räägime välismaast nagu tavaliselt, lihtsalt selle jaoks, et saaksid teada, mis toimub ka välismaal. Chicago ühistranspordis on nüüd uus relv vägivaldsete kurjategijate vastu. Ei, mitte uus eriüksus, mitte täiendav politseipatrull, mitte ka mõni eriti keeruline tehisintellekti turvasüsteem või midagi sellist. Ei, vaid plakat. Chicago Transit Authority ehk siis Chicago Transpordiamet. Jah, Chicago Transpordiamet. Ja siis kohalik prokuratuur, Cook County prokuratuur paigaldavad bussidesse ja rongidesse üle 7000 sildi, mis teatavad, et vägivald ühistranspordis ei sallita. Õigusrikkujad võetakse vastutusele ning prokuratuur taotleb vägivaldse kuritegude puhul kohtueelset kinnipidamist. Tavaliselt ma isegi ütleksin, et paberil kõlab see ka muidugi väga resoluutselt, aga ma arvan, et isegi paberil see ei kõla väga normaalselt. Aga jah, võib peaaegu ette kujutada olukorda, kus inimesed hakkavad rongis lahkama, üks märkab seina siit, ütleb, oota, siin on kirjas, et vägivalda siin ei sallita, teine oleb siis peatub, plakat läbi ja mõtleb hetke ja vastab, õigust, vabandust, lähme siit ära, lähme kakleme kuskil maha. Aga jah, see nali töötab sellepärast, et kõik saavad intuitiivselt aru juba sellest probleemist. Inimene, kes on valmis teist reisijat pussitama, röövima või peksma, ei tee seda tõenäoliselt seetõttu, et talle pole veel professionaalse graafilise disaini abil seletatud, et vägivald on keelatud. Aga enne kui kogu Chicago algatus sealt välja naerda, tuleb saada oluline nii-öelda täpsustus. Me ei tegele siin ikkagi propagandaga. Chicago transpordiamet ei võitle kuritegevusega ainult plakatite abil. Prokuratuur on loonud ühistranspordi kuritegevuse tegelevaid meeskondi, koolitab prokuröre kasutama ühissõidukite videomaterjali tõendina ning kiitnud heaks sadu raskemate kuritegude süüdistusi. Ametnike sõnul saavutati 483 sellise juhtumi puhul süüdistuse esitamine ning 83% juhtunutest kohtueelne kinnipidamine. Samuti väideti kampaania väljakuulutamisel, et kuritegevus Chicago transpordiameti süsteemis oli juba nii-öelda langemas. Seega ei ole nagu. Seega nali naljaks, ega ta ei võitle ainult plakatitega, aga ikkagi see uudis oli natukene naljaka. Kuid siin tekib hoopis parem küsimus. Kui reaalse tulemuse annavad politsei töö, videomaterjal, süüdistused ja kohtueelne kinnipidamine, siis millist täiendavat tulemust peaks andma see 7000 silti? Kui palju need maksid, kes neid kujundas, kes need trükkis, kes sai nii-öelda riikliku lepingu? Unustasin sõna ära. Ja kuidas eristatakse aasta pärast plakatite mõju politsei ja prokuratuuri töömõjust? Avalikus loos kampaania maksumust ei avaldata. Ning siit algabki nagu palju laiem teema. Et on 3 erinevat asja, mida nimetatakse nagu tegevuseks. Kuritegevusega võitlemisel võib riik teha vähemalt 3 erinevat asja. Esiteks on nagu jõustamine. Politsei patrullib, kurjategijad peetakse kinni, prokurör esitab süüdistuse ja kohtulik otsus siis kohtuotsuse järel nagu järgneb siis reaalne ka tagajärg. Teiseks on ennetus. Sellega püütakse vähendada tingimusi ja võimalusi, millest kuritegevus tekib. Siin võivad siia alla nagu võivad kuuluda nagu mingi parem valgustus, turvakaamerad, sõltuvusravi, vaimse tervise teenused, noortetöö või ohtlike kohtade nagu ümberkujundamine. Kolmandaks on ka kommunikatsioon.
plakatid, videod, reklaamid, loosungid ja kampaaniad ütlevad inimestele, mida riik teeb, kuidas nad peaksid käituma ja kuhu probleemist teatada. Kõik 3 varianti võivad olla vajalikud. Probleem on siis, kui kommunikatsiooni hakatakse esitama jõustamise või ennetuse asetel, sest päris probleemi lahendamine on raske. Kommunikatsioon selle kohta, et probleemiga tegeletakse, on nagu palju lihtsam ellu viia. Päris politseitöö nõuab inimesi, varustust, väljaõpet, menetlusi ja vastutust. Kampaania nõuab lihtsalt mingit nime, logo, agentuuri ja pressikonverentsi. me oleme tublid, me tegime selle ära. Ühe puhul võib kuritegevus väheneda, teise puhul piisab sageli sellest, et kampaania info jõudis sihtrühmani. Ja nii võib riik liikuda väga kiiresti tulemuselt nähtavuse mõõtmise juurde. Ehk siis mitte see, et mitu protsenti kuritegevus langes, vaid mitu tuhat inimest nägi reklaame. Chicago on kogenenud ka palju kallimat versiooni samast probleemist. Ta oli niisugune vana asi nagu, mitte vana asi, 21. aastal vist. ShotSpotter ehk siis midagi, mis tuvastab lasku, püstolilasku. Mis siis kasutab linna paigaldatud akustilisi sensoreid, et tuvastada võimalikku tulistamist ja saata politsei kiiresti sündmuskohale. See nägi välja märksa tõsisem kui plakat. Mikrofonid, algoritmid, juhtimiskeskused, reaalajas märguandmed, kaardid ja andmed. Kõik reaalselt vajalik selleks, et jätta mulje moodsast tehnoloogiliselt juhitud politseitööst. Chicago kulutas süsteemile alates 18. aastast $10 miljonit, kuid linna enda ja inspektori analüüs tekitas küsimusi selle kohta, et kui palju praktilist tulemust selle raha eest saadi. Peainspektor uuris umbes 50 000 ShotSpotteri teadet, mille põhjal politsei nagu välja saadeti. Relvaga seotud kuriteo tõendid märgati 9% väljakutsetest. Otseselt ShotSpotter teate põhjal toimunud dokumenteeritud uurimispeatusi leiti umbes 2% juhtumitest. Ehk siis saate ise arugi, kui palju see aitas. See ei tähenda, et ShotSpotter ei aidanud mitte kedagi. Samuti märkis ka inspektor, et politsei puudulik dokumenteerimine võis osa süsteemi tulemust varjata. Võib-olla oli tulemus parem, lihtsalt politsei ei kirjutanud, ei märkinud seda kuskil üles. Mõni kiire reageerimine võis aidata kannatunut või viia politsei sündmuskohale ka siis, kui hiljem vahistamist ei toimunud. Kuid kui mitmekümne miljoni dollari suuruse tehnoloogilise süsteemi väärtus pole linna enda andmete põhjal võimalik selgelt demonstreerida, on probleem juba sügavam. Mitte tingimata tehnoloogias. Probleem võib olla selles, et süsteemi ostmine oli lihtsam kui selge tulemuste mõõtmise süsteemi loomine. Plakat ütleb, et riik võtab vägivalda tõsiselt. Tehnoloogiline juhtimiskeskus näitab ekraanile, et riik võtab vägivalda tõsiselt. Mõlemal juhul jääb lõpuks sama küsimus. Mida siis nagu maksumaksja päriselt selle raha eest sai. Ja siin tekib üks avaliku sektori kõige mugavamaid nagu trikke. Mõõdetakse seda, mida on lihtne mõõta. Kui palju inimesi kampaaniat nägid, mitu video vaatamist saadi, kui palju mäletasid loosungid. Kas inimesed ütlesid küsitlustes, et tunnevad end nüüd teadlikult. Kõik need numbrid võivad olla päris, aga need ei ole tingimata sama asi kui algse probleemi vähenemine. Kui eesmärk on vähendada vägivalda ühistranspordis, siis peaks lõplik mõõdik olema, kui palju reaalselt vägivald vähenes ühistranspordis. Kui eesmärk on näiteks vähendada seksuaalset ahistamist, mis on näiteks Inglismaal praegu väga popp, peaks lõplik mõõdik olema seksuaalse ahistamise vähenemine. Kui on eesmärk vähendada noorte kuritegevust, ei piisa sellest, et inimesed tunnevad ära mingi kampaania logo. Teadlikkus võib olla suurenud, kuid tegelikult puudub mingisugunegi reaalne tulemus.
mis näitaks, et kuritegevus on väiksem. Suurbritanniast on see on National Audit Office ehk siis riiklik auditiamet, kutsume seda niimoodi. Näiteks leidis, et naiste ja tüdrukute vastase vägivallameetmeid hinnates, et valitsusel on piiratud arusaam sellest, millised sekkumised tegelikult töötavad ning senine tegevus ei olnud veel töötanud soovitud. Et ei suudetud nii-öelda soovitud tulemusi saavutada. Nagu me mäletame, Rupert Lowe tuli välja selle raportiga, kus siis kirjeldas erinevaid sündmusi ning ka seda, kuidas valitsus ja politsei on seda sündmust nagu hallab, seda probleemi hallab. Mitte väga hästi. Aga see ei tähenda, et nagu kommunikatsioon oleks alati olnud kasutu, see tähendab, et kampaania nähtavust ei tohi segamini ajada kuritegevusele. Aga jah. Meil on veel Austraalia, mis on hea näide. Kus siis Victoria osariigis keelustati macheted ja tehti seal loovutamise programm, et siis keelustati ära ja kurjategijad tulevad ja tasuta annavad oma macheted. See on lihtsalt seda, et pärast machetega seotud vägivalla juhtumeid keelustas siis Victoria osariigi omamise ja müügi ilma vastava erandi või loata. Ning siis selles mõttes samuti paigaldati siis relvade loovutamiseks spetsiaalsed konteinerid ning käivitati avalik teavituskampaania. Ametlike dokumentide põhjal kajastatud arvud näitasid, et programmi programmi peaaegu 9 miljoni Austraalia dollari suuruse eelarve juures kulus reklaami peale umbes 4 miljonit, ehk siis pool raha läks reklaamide. Relvade loovutuskastide tootmisele, haldamisele ja loovutatud esemete hävitamisele kulus umbes 2 miljonit. Teisisõnu läks inimestele tegevusest rääkimisele rohkem raha kui suurele osale tegevuse füüsilisest elluviimisest. Et jah, et kui inimesed oodatakse relvade loovutamist, tuleb neile nagu teada anda, kus ja kuidas seda teha, seda hästi aru saada. Aga tuleb nüüd küsida, et nagu mis nagu protsent tuleks kulutada see reklaami peal, mis nagu päriselt probleemi lahendamisel. Aga jah. Need näited, mis ma tõin, olid küll vasakpoolsete poliitikute poolt välja mõeldud ja ellu viidud, aga need probleemid ei ole ainult ühel poliitilisel poolel. Meil on väga hea näide. Inglismaa, Rwanda näitest. Rwanda näide. See oli siis, kui Boris Johnson oli võimul. Boris Johnson on parempoolne. Ja nemad viisid selle Rwanda skeemi ellu. Et idee oli saata osa siis ebaseaduslikult Suurbritanniasse saabunud varjupaiga taotlejatest Rwandasse. Et nende taotlusi menetletakse seal ning La Manche ületamine muutuks vähem ahvatlik. Paberil kõlas see kõik väga hästi, siis kohtusid ei nagu päris eluga. Tekkis hästi palju kohtuvaidlusi, igasugused rahvusvahelised lepingud tuli kinni pidada, igasugused kinnipidamiskeskused tuli luua, ametnike meeskonnad puksisid vastu
lennuplaane tuli nii-öelda tegeleda. Igasugused MTÜ-d hakkasid õigusabi pakkuma nendele migrantidele. Tuli maksta Rwanda valitsusele, tuli luua IT-süsteeme, tuli arendada turvateenuseid. Ja lõpuks, mis sellest kõik sai, oli see, et 24. aastaks juuliks teatas uus Briti valitsus parlamendile, et Rwanda projekt oli maksumaksjale juba maksma läinud ligikaudu 800 miljonit eurot. Ja selle programmi käigus Rwandasse oli vabatahtlikult läinud 4 inimest. Kuid sunniviisilist ümberasustamisprogrammi ei rakendatud. Rwanda projekti kaitsjad väitsid, et selle väärtust tuli hinnata heidutusena, mitte ainult välja saadetud inimeste arvu järgi. Eks see on võimalik argument, kui programmi olemasolu oleks oluliselt vähendanud ebaseaduslikke saabumisi, võinuks selle olla mõju ka ilma tuhandete inimeste välja saatmise. Aga just siin tulebki nõuda mõõdetavat näidet. Kas heidutus töötas? Kui palju saabumisi jäi ära? Kuidas seda teatakse? Kas mõju oli väärt 100 miljonit? Kui vastus pole võimalik näidata, jääb maksumaksjale hiiglaslik arve, et poliitiline etendus, mille keskne lubadus ei realiseerunud. Selles mõttes pead aru saama, et siin ei ole vahet, kas poliitikud on parempoolsed või vasakpoolsed, on nad liberaalid, konservatiivid või rohelised. Point on selles, et tehakse igasuguseid loosungeid ning me ei saa isegi öelda kulutatakse, raisatakse, põletatakse lihtsalt raha. Sest ütleme niimoodi, et kui sul valitsus kulutab 800 miljonit eurot selle jaoks, et võidelda migratsiooniga, et tuleta meelde, see oli parempoolne valitsus, kes neil oli, siis tekib küsimus, kas neil on üldse mingit soovi selle probleemiga tegeleda. Või lihtsalt tegelikult nii-öelda legaalse rahapesuga. Et see on lihtsalt üks näide griftist. Et kui ma kasutan sõna grift, ei pea ma tingimata silmas nagu otsest altkäemaksu. Väide, et mõni poliitik sai kampaanialt salajaraha, nõuaks nagu konkreetset tõendeid. Aga palju tavalisem on täiesti seaduslik süsteemne grift. Agentuur saab uuringu, ametnik saab projekti, konsultant saab uuringu, poliitik saab pressikonverentsi, reklaamifirma saab meediatellimuse. Organisatsioon saab järgmiseks aastaks suurema eelarve. Kõik võivad täita oma ülesannet täiesti seaduslikult. Keegi ei pea isegi teadlikult valetama. Probleem on stiimulites. Kõigil on põhjus projekti käivitada ja jätkata. Palju vähem on osapooli, kelle huvides oleks tõestada, et projekt oli kõige odavam ja kõige tõhusam võimalik lahendus. Kui programm ebaõnnestub, ei kao tavaliselt selle ümber toodud ametikohad ja oskused lihtsalt ära. Sageli lihtsalt tehakse uus strateegia, antakse uus nimi või mingi visuaalne identiteet, täiendavad uuringud ja järgmine kampaania, mis parandab nii-öelda eelmise kampaania puudusi. See ei ole alati vandenõu, mõnikord on see lihtsalt organiseeritud vastutamatus. See on üks minu põhiline probleem poliitikutega. Nad ei vastuta mitte millegi eest ja meil ei ole võimalik neid vastutusele võtta. Jõuame siis nüüd oma teemaga sotsiaalmeediani. Et establishment, valitsused, poliitikud räägivad sotsiaalmeediast peamiselt kui valeinfo, viha, polariseerumise ja vandenõuteooriate allikast. Kõik need probleemid on kindlasti olemas,
aga sotsiaalmeedia teeb veel midagi. See lubab täiesti tavalisel inimesel hakata nii-öelda audiitoriks. Keegi näeb sealt Chicago plakatit ja küsib, palju see maksab. Teine otsib hankeregistrit. 3. leiab reklaamiagentuuri. 4. võrdleb kampaaniat eelmise lepinguga. 5. elab Austraalias ja ütleb, et nende osariigis kuulutati sarnase turvaprojekti reklaamile miljoneid. 6. leiab Chicago peainspektori ShotSpotteri analüüsi. 7. avab Briti parlamendi protokolli ja leiab sealt Ravanda projekti kulud. 20 aasta eest oleks sama informatsiooni kokkupanekuks olnud vaja uuriva ajakirjanduse toimetust. Ja ütleme niimoodi, et vähemalt pool aastat. Nüüd võivad tuhanded inimesed teha seda osade kaupa, eri riikides ja sageli tasuta. Varem kontrollis establishmenti suurel määral establishment kontrollis nii-öelda vastuseid kui ka küsimusi. Kui suur ajaleht ei pidanud mõnda kuluurida huvitavaks, ei kuulnud enamik inimesi sellest mitte kunagi. Kui telekanal ei tellinud uurimist, jäi dokument arhiivi. Tänapäeval võib tundmatu inimene leida 100 lehekülje pikkustest aruandest ühe numbri ning mõne tunniga arutab seda juba terve riik. Internet ei pruugi alati õiget vastust leida, aga võim ei kontrolli enam, milline küsimus järgmisena nagu populaarseks muutub. Ja see on establishmentile väga ebamugav. Mitte ainult sellepärast, et inimesed võivad uskuda valet, vaid sellepärast, et inimesed võivad hakata uurima midagi, mida neilt ei palutud uurida. Üks lihtne test. Kui järgmine kord kuulutatakse välja mingisugune uus, julge, innovaatiline, kaasav, karm või teadlikkust tõestav valitsusprogramm, siis võib ideoloogilise vaidluse hetkeks kõrvale panna ja küsida palju midagi igav. Kui palju see maksis, kes sai raha, kas leping jagati konkursiga, milline konkreetne tulemus määrati enne projekti algust, kas mõõdeti päris probleemi või nii-öelda kampaania nähtavust. Milline oleks olnud odavam alternatiiv, mida oleks sama raha eest saanud teha politsei, prokuratuur, ohvriabi, sõltuvusravi, vaimse tervise kliinikud või siis piirivalve selle raha eest. Ja kõige olulisem küsimus. Kas programmi loojad nimetaksid seda endiselt edukaks, kui nad peaksid iga saavutamata tulemuse eest maksma oma enda eelarvest? Siin jällegi niisugune väga hea mõte, kuidas saaks poliitikuid ja erakondi võtta vastutusele, kui nad tulevad mingisuguse hea ideega välja, mille peale nad kulutavad 800 miljonit eurot ning selle tulemusega objektiivselt selle programmiga ei saavutatud mitte midagi, ehk siis programm kukkus läbi, siis ma arvan, et me võiksime trahvida seda erakonda umbes 1%-ga programmi maksumusest. Ja see 1% nad peavad maksma enda erakonna rahast. Minu meelest see oleks aus ning see ei ole ka väga suur protsent. Selles mõttes, et see on ainult siis, kui nende programm kukub läbi. Siis kui läheb läbi, siis on kõik hea, siis ei ole midagi. Kõik töötab. Aga jah. Järgmises videos täna ma arvan, et ma räägin natukene Nick Shirley'st. See on niisugune väga huvitav tegelane, kes on hakanud tegema viimasel aastal või 2 nii-öelda tänaval intervjuusi. Antud intervjuud on väga teravad ning nad ei ole nii-öelda väga meeltmööda establishmentile kui ka erinevate ajakirjade ja lehtede ning ka aktivistidele. Aga jah, 800 miljonit oli kulutatud selle peale, et 4 inimest saata koju vabatahtlikult. Jätke meelde, lapsed. Te väärite seda valitsust, mis te